Mina teen sissejuhatuse, edasi annan sõna juhendmaterjali autoritele ja tutvustan neid kohe varsti ja seminari lõpus jätame aega küsimusteks ja aruteluks. Ja niisiis, kes on meie täna kõige tähtsamad esinejad? Lisaks minule on siin Helena Metslang, kes on Tartu Ülikooli keeleõppepoliitika teadur ja meil on väga tore öelda tere ka Robert Zaabole, kes on hetkel Saksamaal ja ta on haridusteaduste magister, rahvusvaheliste keeleprogrammide arendaja õppejuht. Nad saavad ka enda tegemiste kohta täpsemalt rääkida, kui saavad varsti sõna. Ja miks me oleme selle alapealkirja pannud võib-olla ka, et kuidas toetada eesti keele õpet avalikus sektoris? Loomulikult ka erasektoris on keeleoskus ja keeleõpe väga oluline, aga ennekõike, kui me räägime riigi tasandil, me tahame, et kõik meie avaliku sektori teenused oleksid kättesaadavad eesti keeles. Ja avalik sektor on väga suur, avaliku sektori alla kuuluvad siis riigiasutused, kohaliku omavalitsuse asutused, nii valitsusasutused kui ka nende allasutused. Ja kokku töötab selles sektoris kokku ligi 140 000 inimest ja need andmed on siis pärit Rahandusministeeriumi veebilehelt, kus siis jälgitakse just ka avaliku sektori tegevust. Kõige enam töötab inimesi avalikus sektoris hariduses ja tervishoius. Et kui me mõtleme oma õpetajate peale, meditsiinitöötajate peale, siis hariduses on üle 50 000 inimese ja tervishoius üle 20 000 inimese. Ja nende seas on loomulikult päris palju neid, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kelle keeleoskuse tase peaks olema veidi kõrgem. Ja kui me räägime, mis tasemel peab olema keeleoskus, siis see ei ole kõigile üks ja sama, et kõik peavad oskama B1 või C1 tasemel, ei ole. Keeleoskuse tase sõltub ametikohast. Ja miks nüüd tänapäeval see probleem on võib-olla eriti teravaks läinud nii hariduses kui ka teistes valdkondades on see, et kuigi suurem osa siin Eestis elanud inimestest, kes on siin ka koolis käinud, on õppinud eesti keelt või on kursustel käinud, kes on siia võib-olla hiljem tulnud, siis enamasti kurdetakse, et neil puudub keelepraktika. Ja siinjuures mainin ära ühe programmi, mida ka siin Integratsiooni Sihtasutuses pakume just avalikule sektorile, on keelelähetus ehk tööjõulähetus keeleõppe ja keelepraktika eesmärgil. Ehk lühidalt öeldes, ma toon alati näite, et näiteks Narvas lasteaias töötab õpetaja, läheb Tartusse lasteaeda keelepraktikale, kus ta jätkab oma tööd ja ta saab olla keelepraktikal seal 12–30 päeva. Aga sellest me väga pikalt täna ei räägi, aga läheme hea meelega nüüd juhendmaterjali juurde ja juhendmaterjali tutvustamiseks ma annaksingi sõna juba Helena Metslangile. Tere minu poolt, et ma olen üks kaasautoritest ja hakkan rääkima siis sellest komplektist, mis me lõime. Ja teen seda koos Robert Zaaboga, et varsti annan talle sõna. Ma jagan ekraani ka. Et see komplekt koosneb kahest võib öelda materjalist, et see põhiline on see juhendmaterjal vihik toeta töötaja keeleõpet ja selle juurde kuuluvad ka töölehed nii selle keelt õppiva töötaja juhile, õppija endale kui ka kolleegile. Ja selle materjali koostamiseks me külastasime päris palju tööandjaid ja vestlesime nendega. Ja me täname kõiki tööandjaid, kes andsid põhjaliku sissevaate oma töökoha keeleõppesse, selle vajadustesse ja mida nad on katsetanud ja mis töötab hästi ja mis murekohad neil on. Et me külastasime, nägime, pidasime päris põhjalikke arutelusid ja suur aitäh kõigile selle eest. Ja mõned neist on ka jõudnud sinna materjalidesse, et ruumi nappusel kõike ei saanud panna, mida oleks väga tahtnud, et hästi hea mulje jäi kui hingega. Tööandjad tõesti otsivad ja uurivad võimalusi ja pakuvad oma töötajatele, millise leidlikkusega nad on sellele probleemistikule lähenenud. Et tõesti oli palju rõõmu
ja see materjal annab siis seda kõike edasi. Ja tänan väga ka minu ja Roberti poolt Katrin Maistret ja üldse Integratsiooni Sihtasutust, et minu meelest oleks võinud Katrin lausa ka autorite reas olla, et see on hästi tema nägu ka saanud ja palju parem tänu Katrini väga põhjalikule abile. Siis enne kui me läheme selle üksikasjade juurde, räägiks veel natuke sellest tuurist, mis me tegime, turnee Tallinn, Tartu, Narva. Külastasime nii koole, haiglat, teatrit, siis ka mõningaid erafirmasid, kes pakuvad erinevaid teenuseid, kus teenindaja töötab Eestis eestikeelsete klientidega ja vajab eesti keele oskust. Et hästi-hästi erinevad kogemused. Ja küsiks Roobi käest ka, et mis muljed sinul jäid Eesti tööandjate külastamisest, et Roobilt ma palun seda inglise keeles teha ja ma kirjutan vähemalt mingid märksõnad, mis ta ütleb, kirjutan sinna vestlusaknasse, chati aknasse, et ma loodan, et kõik näevad seda. Rob, I would like to ask you, tell us about your experience in Estonia with the visits to the employers and their language journeys you've seen. Yes, of course, sure, Helena. Maybe I just introduce myself a little bit before I get to that. Yes. So I am South African, but I've been in Europe for 20 years and I've been working in language training for most of that time. I started out in Poland in 2005 and they just joined the European Union. At that stage, I was working in Silesia and Warsaw. I later on worked in the Rhineland and the Ruhr in Germany, also in Portugal. And essentially during that time, I was a teacher, I was an academic manager, and I was a commercial product manager on the education technology side. So when this project came up with Helena, I was very, very interested because I thought it would be possible to perhaps bring some of that knowledge that I'd seen deployed elsewhere in Europe in a fairly structured and well-resourced way to bring language proficiency up to a level where functional business was possible across borders, and then to sort of transfer that knowledge from using English as a lingua franca to Estonian, to encourage proficiency of Estonian within the public sector. I thought it was such an interesting challenge. So yeah, we had an amazing time. We went on a trip. I saw Tallinn, I saw Tartu, and I saw Narva, all fascinating places in their own regard and all very different to each other. What I saw was an energetic young country taking its future in its own hands. I think I saw in each of the places we visited, whether it was the theater, whether it was schools, at the university, at the Enefit shale oil facility, at the hospital, people taking it very, very seriously, the challenge of getting Estonian up to the level where it needs to be. I saw there were all sorts of efforts already in place, whether they were driven by individuals, just organically, sort of naturally coming up with solutions. I saw a lot of that. I saw HR team members who had put some structures in place. I saw some evidence of some corporate successes in putting the models in place. So yeah, it was a sort of mixed picture, everybody doing their own thing. And I think what we tried to bring to it in this book is a practical resource for everyday language learning in these organizations, both formally and informally. But I think the energy is definitely there, the desire is definitely there, and the ability to invent and to be creative. So yeah, I was very positively affected by it. I loved the experience, and I'm very thankful to Helena and Katrin for the opportunity, essentially. Thanks, Rob. And tell us maybe more about different language learning and support measures you've seen internationally. As we have in the booklet, this pyramid, managers have one kind, a big number of frontline workers, different approach. I will show the pyramid and then you can. Yes. Yeah.
Of course. I think what's very important in an exercise like this is that you have a very accurate picture of where you're starting. So what the language proficiency in your organization actually is in reality, not what you think it is, but what the reality is. And then you need a pretty clear picture of where you want to go, which distinct competences you need in terms of communicative proficiency in Estonian in this case, and that's your target. So you know where you're starting and you know where you need to go. Then, as in any project in corporate life, it needs to be resourced and it needs to be sustainable. Yeah? What the pyramid shows, Helena, is essentially how a resource plan can generally be structured. So typically your executive group are having probably the most international contact and perhaps the most high stakes international contact. So whether that's to do with funding, whether that's to do with serious client relationships, whether it's to do with public relations and so on, the most bang for the buck probably is to make sure you have executives conducting that international business effectively, because it affects everybody in the whole organization. Slightly underneath the tip of the pyramid, you've got the middle, and that might be your middle managers, your technical specialists, and so on. You need to ensure that your technical specialists are able to read the relevant literature, that they're able to talk to counterparts and peers at that level, and that they're able to operate at the level required by an international company. Because if you don't have that, cross-border trade is going to be difficult. You're going to fall behind in terms of innovation and so on. And then at the bottom of the pyramid, that's everybody basically who works in the organization. Now, in terms of resourcing, you might see e-learning solutions covering that sort of base of the pyramid just for affordability, flexibility reasons. It might be that people can log into a platform, do self-paced exercises, watch videos, listen to the language, and so on. But a big part of it, as we discussed with Katrin and Helena, and I think this is where the Integration Foundation has been very strong in Estonia, is encouraging the informal side, which is the environment that those people work in. Whether that's one day a week where people get together and speak Estonian in a kind of cafe environment, whether you label things in the kitchen and the sort of rest spaces with nouns and so on, and try and normalize the use of Estonian where people may fall back to their first languages just out of comfort and so on, but to create a welcoming and supportive environment, that's super important. And then to add the resources, as I say, at the bottom of the pyramid, perhaps the e-learning solutions, maybe in the middle, a little bit blended, and at the top, probably kind of one-to-one, highly customized coaching approach. And you've just got to make sure that the whole thing's affordable, that it's sustainable, so you don't just run it for 1 year and then give up because it's expensive. I think and that's where you need the buy-in from your leadership, your executive leadership, that they see this as a strategic objective and that they behave accordingly. That's what I picked up when I was in Poland. That's what I saw when I was in Germany. That's what I saw in Portugal. I was working in banks, steel trading companies, all sorts of manufacturing, heavy machinery, and so on. And the Germans take it so seriously. It's part of their export strategy. It's part of their growth plan that everybody in the organization has a sufficient level of language to do their job to grow the business. Yeah. So it's not a nice to have. It's not something that you're doing as a kind of perk. It's actually a strategic necessity for the success of the organization. And if you zoom out a little bit at the national level, that this national identity is preserved, that Estonian is dynamic and living within the daily life of the public sphere. So there's another strategic ambition there as well. Yeah, I hope it answers the question. Aitäh, thank you, Rob. Kas teil on Robile küsimusi, et kuna Rob on meil ingliskeelne kõneleja, siis äkki oleks hea, et kui teil on näiteks selle rahvusvahelise kogemuse kohta või rahvusvaheliste tööandjate keeleprogrammide kohta küsimusi, et siis küsige kohe, et if anyone has questions now about international experience, international language learning programs at employers in your experience, and it's a good time to ask now. Sorry, I have a very simple question. Just I see now in the chat is here, is written here, also Germany it's necessary to speak
language, which language is meant? So German or English? Yeah, it's a fair question, Inga. I work in a German company now, and German is a requirement. Okay, absolutely, for the internal operations within the organization. But it depends on your position. Sometimes people might need French, Spanish. It depends on who their markets are, who they have client contact with, and so on. English is really widely spoken, I would say, and especially among the younger people in Germany. For certain international management positions, they expect a certain level of English as well. But for the internal coherence of the organization, I work for the TÜV Süd, which is a big testing, inspection, and certification company in Germany. We're based in Munich in Bavaria. And all of our internal conversations are in German, and it's expected that I speak German in those meetings as well. So I hope that helps. Thank you so much. Kui teil tekib neid hiljem, siis saate alati kas saata siin hiljem neid vestlusaknas küsimusi või saate näiteks kirja mulle ja ma saan Roobiga vahendada, et kui keegi soovib midagi spetsiifilisemat veel küsida, panna ma emaili siia. Roob pani oma kontaktiga sinna LinkedInist. Teile tekib küsimusi. Thank you, Roob. At the moment, it looks like no more questions. Thanks so much for being with us and sharing your experience and know-how. That it was really very enriching that a lot of ideas and innovation in this book are from Roob's experience and his thorough theoretical knowledge as well. Et Roob tõi tõesti teadust ja akadeemilist vaatenurka väga palju siin juurde, et sügavad teadmised sellest keeleõppe metoodikast rahvusvaheliselt. So thank you very much, Roob. Thank you very much for involving me. As I say, the LinkedIn link is there if anybody wants to get in touch. And please do read the book, use the book. Yeah. And if you have any academic questions or anything about its structure or theory, please reach out. We'd love to be involved in a conversation around it. Yeah. Thank you. Jagan ekraani, et räägime siis nüüd lähemalt mõlemast materjalist, et kuna see on komplekt, et on näha, eks ole, minu slaide. Et see väiksem on siis see põhimaterjal, see üldisem juhend, mis annab idee, et kust üldse alustada. Ja see suurem A4 materjal on need lehed, et need on, et kui te hakkate praktiliselt, käärite käised üles ja hakkate pihta, et siis need aitavad praktiliselt edasi. Ehk siis see juhendmaterjal aitab mõista töökohaga seotud keeleoskuse vajaduste lahenduste üldist problemaatikat. Ja oluline on ka teistele kommunikeerida seda. Et see on päris selline kompleksne kogum igasuguseid aspekte ja saab ka ülevaate erinevat tüüpi lahendustest. Ja siis online'is on ka see PDF-ina, et ei ole trükitud need töölehed, et saate ise trükkida neid lehti, mis teile just vaja on. Et kuidas täpsemalt ellu viia neid keeleõppe ja keeletoe tegevusi. Kõigepealt, et kuidas üldse planeerima hakata, et milles probleem seisneb ja mis võiks olla prioriteet või et kus on raskuskohad. Siis, et kuidas teha hästi lihtne plaan, et arusaadav, et tööandjal on ka palju muid muresid lisaks töötajate keeleõppele. Siis, et kes üldse võiks neid toetavaid tegevusi pakkuda, et kõigil on palju ülesandeid ja kiire, kuidas siis mõistliku struktuuriga leida eestvedajad ja kuidas nad tõesti kõige mugavamalt ja lihtsamalt saaks panustada. Lükata tegevused käima, aitavad need töölehed ja saate ka mõned nutikad lahendused. Ja ma korraks näitan, et kus see veebilehel asub, et kui te panete Google'isse selle pealkirja toeta töötaja keeleõpet, siis te kohe leiate selle Integratsiooni Sihtasutuse lehel oleva PDF-faili ja siin on need kaks materjali koos.
et lihtsalt üksteise järel on hetkel, kõigepealt on see juhendmaterjali, see väiksem vihik ja seal järel on kõik need 20 praktilist töölehte ka, leiate siit PDF-i, saate kohe tasuta alla laadida. Siis see juhendmaterjal aitab siis lahti arutada seda pundart, et töökoha eesti keele õppe kogukond on oluline aspekt ja igal inimestel on oma rollid, kes on juht, kes on arendusjuht, kes on personalijuht, kes on koolitusjuht või personalispetsialist, et kellel on omad need töörollid ja siis võivad mõnedel tekkida ka need keeleõppe toerollid. Siis mida see kogum veel sisaldab, on, et erinevatel tööandjatel on erinevad vajadused ja nende töökorralduse eripärad on erinevad ja sellest lähtuvalt sobivad erinevad kas keelekursused, keelesõprade programm või eestikeelsed koosolekud või erinevad lahendused. Siis on võib-olla juba üht-teist proovitud, mingid asjad on õnnestunud, mingid asjad on ebaõnnestunud ja see mõjutab ka hoiakuid ja suhtumisi, et võib-olla, et meil ei tulnud hästi välja, et me rohkem ei taha proovida või on mingid mured, et siis see raamat käsitleb ka seda. Ja kindlasti mõjutab see suhtluskultuur ja asutuse õppimiskultuur ka, et kuidas seda keeleõpet ellu viia. Et asutused on tõesti erinevad, et väga oluliselt sihtrühmana pidasime silmas tõesti lasteaedasid, koole, haiglaid, kus on näiteks õed või väga erineva tasandi töötajad väga erinevate vajadustega. Ja igal ühel on oma lugu ja teekond, et kuidas ta on oma töötajaid õppida aidanud. Ja et see laiemad võimalused kui keelekursused. Ja täna mu põhisõnumid ongi, et tõenäoliselt teie, kes te täna siin olete, ei vaja seda selgitamist, et töökohal keele praktiseerimine on väga tõhus, sellepärast et keelekeskkonnas see keel tuleb sinuni rikkalikult, et sa saad rikkalikku sisendit, aga et kuidas te seda ka teistele saaksite selgitada. Ja et see keeleõpe ei ole ainult selle kogukonna liikme, selle töötaja mure, et kui ma olen näiteks hooldaja haiglas, et ainult see ei ole minu mure, et ma selle eesti keele selgeks saaksin, vaid keeleõppe metoodikud ja teadlased ütlevad tänapäeval, et see on kogu kogukonna mure, et see on meie kõigi asi, et meie terve asutuse teenuse kvaliteet ja töötajate arenguvõimalused, nende rahulolu, et see on kõik nagu üks tervik ja see ei ole ainult selle töötaja õlgadel. Ja üks asi, mille Robert tõi inglise keele õppemaailmast või üldse inglise keele maailmast on share the burden mõiste. Et minu jaoks läks kohe lambike põlema selline heureka tunne oli, et see on just nagu väga tabav ütlemine, et jaga seda koormust, võta oma õlgadele ka midagi sellelt vaeselt keeleõppijalt. Ta peab lisaks tööle tegema topelttööd, et see on väga suur projekt keelt õppida. Aga teda võiks toetada ja aidata ja näiteks aidata praktiseeridagi, sest näiteks eestlastel on väga omane, et lähme ruttu vene keelele või inglise keelele üle, et siis saab kuidagi tõhusamalt suhelda, et selline sund on sees, et tõhusalt suhelda. Aga siis ta ei saagi ju kunagi selgeks, et kuidas me saame nagu natuke seda pingutust ka enda õlgadele võtta, kes me eesti keelt hästi räägime. Ja et siis see tüüp arusaam on, et keeleõpe võrdub keelekursused ja siis see raamat siis tutvustab väga palju rikkalikke muid võimalusi, mis töökohal on võimalik. Et kui näiteks, et teie olete oma töökohal personalispetsialist või juht, et siis teil on vajadus selgitada oma töötajatele, et miks nemad peaksid vaeva nägema. Ja raamat annab selleks hulgaliselt ideid, näiteks töötaja isolatsioonist ja ebamugavusest väljatoomine, et see keelebarjäär kindlasti olete kunagi elus isegi kogenud, kui ebamugav tunne see on, et nagu keeleõppijana mul on üks mina ja identiteet ja emakeele kõneleja, ma tunnen ennast nagu tark ja kompetentne ja tore inimene, kes oskab nalja teha ja nii edasi
ja kui kammitsetud ma olen mingis muus keeles, et tunnen ennast rumalana, et see on väga pingeline ja stressirohke olukord, et see keeleõppija kingedes olla näiteks töökohal ja kui keegi vaatab veel viltu ka, siis juhendmaterjal näitab, kuidas terve kasutuse töö kvaliteet võib paraneda, seal võib olla isegi rahaline kokkuhoid ja paranevad töötaja enesetäiendusvõimalused, et hulganisti neid põhjuseid, kuidas kommunikeerida, et miks tasub toetada töötajate keeleõpet. Muidugi töörõõm, heaolu ja siis see materjal õpetab võib-olla niisugust rahulikkust või kannatlikkust, et kui ma arvan, et ma pean kõike ühe korraga saavutama, siis on see väga stressirohke ja tundub lootusetu nagu tuuleveskitega võitlemine, aga kui ma suhtun, et kõike ei pea saavutama korraga, et sammhaaval ja ka väike edasiminek on juba väga tore ja hea asi, et see ei pea olema mingisugune suur kannapööre või suur hüppe iga kord, et rõõmu tunda. Ja mõnikord võib olla see lausa elu muutev kogemus, et kui ma saan tööl mingit eesti keele kasutamise või teen väikse esitluse koosolekul või suhtlen kliendi või patsiendiga natukenegi eesti keeles, et see võib olla ikka väga-väga tähendusrikas ja rahulolu pakkuv sellele keeleõppijale. Siin on siis mõni näide sellest juhendmaterjalist, et miks on avalikus sektoris see töötajate keeleõpe kasulik ja siin on isegi toodud selline rahaline näide, et mis on Saksamaal näiteks tehtud, et kui arvutada kokku, et see on siin kohandatud nüüd Eesti oludele, et see võib olla ka rahaline kokkuhoid. Et siis need töökeskkonnad on erinevad, siin on näiteks õpetaja, et mingid asjad ei maksa üldse raha ja selle materjali eesmärk ongi näidata selliseid jõukohaseid ja kättesaadavaid asju tööandjatele, et juhtidele, personalispetsialistidele, et see ei võta aega ega raha, et sageli see on mõni nutikas idee, võib-olla see on hoopis julgust või härjal sarvist haaramist ja ei ole üldse kulukas. Jah, et siin on siis illustratsioonid ongi toodud niimoodi, et siin on ka eriti rahvusvaheline seltskond, et võimalik, et nii rahvusvaheline ootab ka meid ees, et oleneb avaliku sektori teenusest. Materjal aitab siis selgitada, et see töökeskkond, et kuidas siis see töökeskkond pakub rikkalikku keelesisendit, et kuidas teha see keele praktiseerimine jõukohaseks, et kui ma saan lihtsalt sellist kiiret vada 100 sõna sekundis väga tehnilist abstraktset juttu, siis ei ole väga tõhus keele praktiseerimine. Aga siin on toodud siis sellised lihtsaid ideid, et kuidas see on tehtud või saab teha seda mugavaks. Näiteks on eesti keelepäev oli näiteks Enefitis, et töötajad suure rõõmuga harjutasid, teised olid kannatlikud juba harjunud kuulama seda natuke koperdavat ja aeglast keeleõppijat ja ka koosolekud, lihtsamad üldisematel teemadel koosolekud olid. Siis näiteks ühisürituste ettevalmistamised, et jõulupeo kutse võib ju kirjutada keeleõppija või suvepäevadel teha mingi meelelahutuse väikse etteaste. Järk-järgult tööpäeva tavategevustesse, et alustage tervitustest või koosoleku päevakorrast, et näitame, tänased teemad on need ja need, et siis nad on juba harjunud seda rutiinset vormelit kuulma. Ja eestikeelse vestluse julgustamine puhkepausidel, see on seal lisade dokumendis, saate näiteks välja printida. Siin on ainult üks näidis, aga saab teha sarnaseid just teie töökohale sobivaid. Et see on nüüd Hollandi keeleõppe üks instituut on, mis on teinud just, et kuidas uusimmigrante kaasata töökollektiivi. Ja kui te panete sellised vestlusplakatid näiteks kohvinurka laua peale, siis nad ei jaluta sellest mööda, et see ei ole tapeet, vaid see on nagu aktiivselt kohe neil seal kohvitassi ees ja võib-olla inimestel ongi vajadus mingit small talk'i rääkida, võib-olla ongi piinlik vaikus ja siis on, no harjutame siis eesti keelt, et see tundub tegelikult päris huvitav, et siin on selline intrigeeriv pilt
ja palju väikseid kastikesi, et me ei pea siin nagu siin kõike mingit pikka juttu läbi lugema, aga vaatame mingit ühest nurgast, mis siin on. Et neil sellised vestlusteemad ja näiteks Eestis on välja antud väga tore see Must miljon küsimust raamat, mis pakub palju lõbusaid vestlusküsimusi umbes teemal auto, et mis värvi autod sulle meeldivad, kas sa eelistad sõita manuaali või selle automaatkäigukastiga või mis iganes, et sellised lõbusad intrigeerivad küsimused, mis alati vestlust käivitavad ja toovad inimesi üksteisele lähedale ja see on nagu hea selline jäämurdja või team building aspekt tegelikult. Et siis põhjalikke ideid saate siis, et kuidas keelekeskkonda muuta lihtsate kättesaadavate vahenditega eesti keele kasutamist või harjutamist toetavaks. Siis on need ka keeleõppeprogrammid, et üks asi on, et sa ostad sisse keelekursuse, aga näiteks see keelesõprade programm, et seda saab kohandada just oma töökohal, et näiteks Enefitis oli jälle väga hea näide, et nad lihtsalt see keeleõppega tegelev personali ja koolitusinimene lihtsalt jagas need paaridesse ära, et kes tahtis paaris olla, siis nad määrati ametlikeks üksteise mentoriks ja keeleõppijaks. Ja siis anti mingi 1 A4 juhistega, et saage kord nädalas kokku või helistage ja siis rääkige tund aega, et ongi kõik või pool tundi. Keelekohvikute juhised, et Integratsiooni Sihtasutusel on põhjalikud juhised ja traditsioon, kuidas keelekohvikuid teha, aga siit saate sellised lihtsad ülevaated, kuidas te nagu hästi lihtsalt annate omale mingile entusiastlikule töötajale. Sageli võib see olla ka ise eesti keele selgeks saanud muukeelne, kes tahab teisi ka aidata. Et prindi need lehed välja ja siis sa saadki teha kord kuus mingit vestlust, kes tahavad keelt praktiseerida natuke huvitavatel teemadel. Ja siis lähetustest Katrin juba rääkis natuke, et seda mina nagu väga usun sellesse lähetustesse, et kui teil on näiteks, ma ei tea, haigla, et saatke nagu teise linna haiglasse või et see 8 nädalaks sinna keskkonda, et see on nagu kõige tõhusam asi maailmas, et seda on tõesti tülikas korraldada, aga võib-olla Integratsiooni Sihtasutuse abiga või mõndade entusiastlike töötajate abiga, et see teeb imet ja ei ole võib-olla ka nii kallis. Ma näitan korraks veel seda keelekohviku juhist. Nii, vaatan, see Zoom on siin ees. Näiteks, et kuidas teha keelekohtumist keelesõbraga? Mis teemal me räägime? Siis näiteks, et tutvustad ennast, harjutad eesti keeles ennast tutvustamist kliendile või kolleegile, siis mängid mingid stsenaariume läbi, kirjeldad, milles minu töö seisneb ja mis mulle mu töös meeldib. Et see on üks näide, milline see kohtumine võib olla. Siis vestlusteemad keelekohvikus, tööalased, enda tutvustamine, e-kiri, koosolek, probleemid. Ja siis, et natuke täpsustada, et mis sõnavara võiks selgeks saada või praktiseerida ja võib seada eesmärgi, et harjutame seda, et sa pärast oskaksid ennast tutvustada ja kirjeldada oma rolli või et harjutaks seda, et oskan suhelda klientide ja käsitleda põhilisi kaebusi, et praktiseeriks või simuleeriks seda. Näiteks Eesti kultuuriteemad keelekohvikus. Et kui teil on näiteks kord kuus keelekohvik, et võite iga kord võtta teemapäev, teemakohtumine, et tänases keelekohvikus räägime tund aega tööst ja tervisest või kuidas teie maal uusaastat vastu võetakse, kuidas Eestis tehakse näiteks võrrelda. Ehk siis on jah, et mitmekesised võimalused lisaks keelekursustele, mõned on odavad, mõned on kallid, mõned sobivad juhtidele, mõned konkreetsetele spetsialistidele, mõned sobivad üldisele suuremale töötajate rühmale. Üldise eesti keele õppeks võib ka planeerida tööalase eriala keeleõppeks. Mitmekesised võimalused on näiteks siis, et need sildid, lauaplakatid ja siis, et mingid toetavad tegevused, mis juhivad töötajad nende kasutamiseni, et koosolekul ka öelda, et
nüüd kasutage või võtke ja vestelge siis või vaadake neid silte, vaadake, kas te saate aru, et mis on vähe ressurssi nõudvad, on keelesõbrad, keelekohvikud, lihtsad töötegevused eesti keeles. Ja siis raamatus toome ka näiteid komplekssematest asjadest ja raamatu lõpus on päris kompleksne see tööalase keelekursuse tellimine ja kuidas tagada nende kvaliteeti ja kuidas üldse hakata pihta, et saaks selle tööalase eesti keele õppekava või et see on niisugune keerulisem pähkel. Ja kust veel alustada, et saada aru sellest olukorrast, mis teie tööl keeleõppega on, et millised on vajadused ja takistused, mis on senised lähenemised ja mis on olnud vähetõhusad ja kuidas need on mõjunud ja näha võimalusi värske nurga alt. Siin on siis näide tööleht number 1, et hakkate siit minema, et näiteks kutsute need keeleõppevajadusega inimesed ja näiteks personalispetsialisti või inimese vahetu juhi, et arutate koos ja panete oma tulemused siia kirja, et kelle probleem see on, mida see probleem põhjustab, mis on selle probleemi laiem mõju, keda see kõige rohkem mõjutab ja mis on selle probleemi lahendamisega seotud suurimad väljakutsed. Et kui te selle ringi ära teete, siis võib-olla teil jäävad nii mõnedki asjatud projektid ja kulutused tegemata, et võib-olla ei olegi vaja üldise eesti keele kursust või võib-olla ei olegi vaja kallist erialakeele kursust, võib-olla mõni lihtsam lahendus sobivam, et mis vajadused meil tegelikult on ja takistused. Ja siis käies seal tööandjate juures ja uurides teemat tuli välja, et on palju ettekäändeid, et miks ikka ei ole võimalik see eesti keele õppe meie asutuses, et me proovisime, aga ei ole võimalik. Ma näiteks tooks väga vanemuised teatrit, et nad niimoodi katsetavad, et mingi asi ei toiminud ja nad kogu aeg otsivad uusi ja uusi viise, et said jälle targemaks, et siis proovime teistsugust lähenemist. Ja et siin on siis sellel juhile nagu tagataskus see vastuse, et või mis sa ise endale võib-olla ütled, et ei ole võimalik, et siis võib uuesti mõelda, et võib-olla siiski on võimalik mingit lihtsat keeleõpet pakkuda. Ja siis anname planeerimise tööriistu ja töökultuuri arendamise võimalusi. Ja kuidas ka võimestada õppijaid, et ma siin viimase asjana veel näitan, et seal töölehtedes on vaatan kohe. Siin on kuidas hinnata esmane hindamine töötaja keeleoskusele, et mis vestlusi pidada, et saada aru, et kas tal on mingi A2 või D1, et vähemalt umbkaudugi natuke esmane. Spetsialistile, eesti keele õppijale ja töölehed keeleõppija kolleegile. Siin on igasugused sellised julgustavad töölehed keeleõppijale, et saad nüüd oma blogist üle, et hakka pihta ja kuidas siis pihta hakata. Ja kuidas töötajatega koosolek teha, et neid vajadusi kaardistada. Aga sellega hetkel lõpetaksin, et võib-olla teil on küsimusi. Suur aitäh, Helena, kuna me oleme ühes ruumis, siis me proovime panna mikrofoni sisse ja välja just vastavalt kõne järjekorrale. Võtan mõned mõtted kokku, et võib-olla algatada arutelu ka, aga mis siis saab ikkagi, et kui töötaja üldse ei oska eesti keelt, et kas siis keelesõber ja keelekohvik oleks selline sobiv meetod? Et tegelikult ka, et päris situatsioon on see, et on sõjapõgenikud, on uussisserändajad, kes asuvad ka nii avalikust, aga me võime rääkida vabalt ka erasektori olukorrast, et need situatsioonid on sarnased, et meil on töökäsi vaja. Ja sageli on meil tähtsam see, et töö saaks tehtud kvaliteetselt, ohutult, turvaliselt. Me kõik vajame kas mõnda teenust või mingisugust tööd ja see keeleoskus on esimesel hetkel teisejärguline, aga ta hakkab kohe mõjutama, eks ju, ta hakkab mõjutama suhtlust kliendiga, ta hakkab mõjutama organisatsiooni mainet ja ta hakkab mõjutama võib-olla ka meeskonnas endas, eks ju, selliseid seoseid. Aga räägime nüüd korra sellest, aga mis siis saab ikkagi nulltasemel just saabunud Eestisse inimene?
paljud sellised keelekohvikud ja sellised suhtlustegevused on siiski, kui sul on juba natukene põhi all, et vähemalt A2 on või teel B1-ni. Et täitsa alguses enamikule inimestele sobib ikka see keelekursus, üldise eesti keele kursus, aga selle kõrval võib alati pakkuda töökohal igasugust praktiseerimist, et sul on vähemalt köögis need sildid on eesti keeles või see sünnipäevade tahvel, et palju õnne sünnipäevaks, et sellel kuul on sünnipäevad Maril, Jüril, Anastasial ja Johnil. Et hästi palju asju, et on vaja seda keeleteadlikkust arendada, et palju lihtsaid asju on ka nagu nulltasemel inimesele võimalik pakkuda. Väga hea. Mulle meeldis tegelikult ka see näide, kus oli toodud, millele sa ka viitasid, kuidas hea keeleoskus säästab kulusid. Et me ei saa öelda, et ta toob võib-olla juurde tulu, aga ta kindlasti säästab. Et ma soovitan seda juba vaadata sealt materjalist täpsemalt, kuidas see on. Aga nii palju, kui me oleme rääkinud ka tööandjatega, siis põhiliselt, mida on tööandjal puudu, on aega, on töökäsi ja siis muidugi ka raha. Et nüüd on see aja moment ka, et kuidas me peame selle ajaga arvestama, kui kas me ütleme ideaalis, et algajad saavad kursusele, et kas me korraldame lausa töökeelekursuse neile. Mis me peame ajaga arvestama? Et see aeg on tõesti võtmeküsimus ja siin on paar erinevat aspekti, millest rääkida. Üks on see, et ideaalis võiks leida võimalused panna selle tööaja sisse töötajale, et inimestel on omad elud, lapsed, palju muresid, et kui see jätta, et vabal ajal sõidaks kuskile kursusele ja teeks veel koduseid keeleõppeülesandeid, et see on väga raske ja seda enam on see praktiseerimise roll. Ja näiteks, toon näiteks veel korraks Enefiti, et neil oli see koolitusspetsialist, et see oli tema tööülesannete hulgas, et neil oli see prioriteet A ja prioriteet B, et see oli küll ta prioriteet B oli see keeleõppe arendamine töökohal, aga see oli ikka väga-väga palju asju, mis ta oli sellega arendanud. Ma jagan korraks ekraani ja näitan veel, et see eestvedajate roll, et me tõesti nägime, et need olid kõige entusiastlikumad, olid just need eestvedajad, kes olid ise eesti keele selgeks õppinud ja kes olid näiteks öelnud, et see andis neile täiesti uued võimalused, avas nii palju uksi, et näiteks Vanemuise teatris sai see balletitantsijate repetiitor, kes ütles, et oleks ma ometi varem õppinud, et ma oleksin juba palju varem saanud nii palju toredaid võimalusi elus. Ja et miks ma alles nüüd õppisin. Aga see eestvedajate kohta ma tahaks näidata, et selle kohta on kohe tööleht, et kuidas need eestvedajad siis leida. Et see ei pea olema üldse suur ettevõtmine ja väga palju aega ei pea nõudma. Et võiks natukene uurida, et kuidas keeleõppijad tahaksid või saaksid keelt õppida ettevõttes või asutuses. Uurida, mis olukordades, millist keelt kasutatakse, milleks on ka tööleht, mille saab talle välja printida ja siis näiteks, et ta saab jälgida, et millist keelt nagu täpselt kasutatakse. Et tõesti, et seal Enefitis oli, et oli üks selline keeleõppija, kes tahtis oma suhtlemisoskusi arendada, ta tahtis uusi sõpru ja kontakte oma suure tööandja erinevate töötajate seas ja ta korraldas kord kuus seda vestlusringi, kus said kõik oma keelt praktiseerida, keelekohvikut, mis kestis tund aega ja see ei võtnud üldse palju aega tegelikult. Seal juures mina tahan veel üle korrata tõesti selle kolleegi väärtust, et ka kõikide tööandjatega, kellega me oleme kohtunud, räägivad seda, et ega seda head keelesõpra pole lihtne leida, et seda me teame kõik ja Helena kirjeldas väga hästi, et on mõned meetodid, aga mina soovitan ka ikkagi, et mõni eesti keele oskaja või eesti keelt emakeelena kõneleja on sedavõrd häbelik, et ta ei anna ennast ise välja, vaid sa pead ikkagi minema ütlema, et kuule, kas sa oleksid valmis aitama seda keeleõpet korraldada. Aga veel kord on välja seda, et pigem on olukord selline, et me kõik arvame, et
las see teise emakeelega inimene õpib seal kursusel selle keele selgeks, tuleb siia, et minu asi see pole, aga väga hästi tõi nii Helena kui ka tegelikult ka Roop välja, et see pidevas keelekeskkonnas olemine ja üksteise käest ka küsimine, et on see juht, on see kolleeg, ärge jätke keeleõppijat üksinda. Küsige eesti keeles, selles aeglases, lihtsalt eesti keeles, kuidas läheb, mis sõnu sa täna oled õppinud. Ja üks teema võib-olla ka, mis tuleb Helenal välja seal materjalis, oli see, et meil kõigil võivad olla tagasilöögid ja meil kõigil on erinev motivatsioon, et see motivatsioon on üks selline suur punane sõna kindlasti keeleõppe juures ja motivatsioon võib olla erinev. See võib olla see, et ma säilitan töökoha, ma saan parema töökoha, aga aina rohkem Eesti ühiskonnas hakkab lugema ka see, et mul on lapsed ja ma saan toetada last tema haridusteel. Et mitte alati ei ole see tööalane motivatsioon, vaid seal võivad olla ka teised motivatsioonid taustaks. Ja on ka neid heitunud, kes ütlevad, ei, ma olen katsetanud siin 20-30 või mitukümmend aastat iganes, mul ei tule välja, mulle ei sobi keeleõppe, ma pole keeleinimene. Teate, seal meie juhendmaterjalis on isegi selliste inimeste jaoks väikesed vihjed olemas, et kuidas siis nendega tegutseda, kuidas läheneda. Aga meil on nüüd veel mõni minut aega. Kas on küsimusi? Et siin küsiti juba vahepeal, et kas trükiversioon on ka olemas ja on saadaval. Jah, trükiversioon on meie väikesest vihikust, et meil oligi eesmärk, et me teeme väga mõnusa, käepärase, kerge trükised, ei pea võtma kaasa suurt kotti, vaid mahub ilusasti väiksesse formaati. Ja töölehed, kuna seal on väga erinevaid valdkondi, võib-olla te kõike ei vaja, valite ise välja, prindite juurde. Aga me saame anda ka paar komplekti on sellised, kus on kõik töölehed ka välja prinditud. Aga just, et igale ühele oma vajaduse järgi, et saate võtta. Helena juba mainis, aga kordan üle, et Integratsiooni Sihtasutuse kodulehelt leiate sealt menüüst, kus on Integratsiooni Sihtasutusest ja meil on raamatukogu seal. Ja lisaks nüüd sellele trükisele toeta töötaja keeleõpet leiate sealt veel teisi toredaid materjale. Ja et oleks oluline fakt ka mainitud, et trükis on ilmunud ka Euroopa Liidu sotsiaalfondide toel. Ja ma rõhutan alati sellest, et seda öeldakse nagu vormi täiteks, aga mõelge sellele, et miks Euroopale on vaja, et Eestis osatakse eesti keelt. Tore on, aga tegelikult kaugemalt vaadates on meil oluline, et kõik inimesed saaksid hästi hakkama, nad tuleksid toime. Ja nii on tegelikult ka töötaja keeleõppe üks osa tööturu tegevustest, et see pole puhtalt ei lõimumine ega puhtalt ka keeleõppe, see on inimese enda toimetulek ja meil on väga oluline, et inimesed tuleksid toime. Ühtepidi, et nad säilitaksid oma töökoha ja teistpidi, et meil oleks vajalikud töötajad, spetsialistid meie tööturul. Nii, aga meil on küsimus. Ave, ole hea. Tere ja suur aitäh selle juhendi loomise eest, et see on ikka ülioluline, et kuskil ühes kohas oleks võtta kõike seda, kus sa saaksid startida. Mul on niisugune küsimus. Kas seda juhendit on plaanis tõlkida ka näiteks vene ja inglise keelde? Kuna on tööandjad, kelle keeleoskus võib-olla ei ole nii, et juhend teda kohe köidaks, et kas olete sellist plaani ka arutanud? Aitäh, Ave, hea küsimuse eest. Ausalt öeldes hetkel ei ole. Aga kui sa nüüd selle mõtte pähe paned, siis seda mõtet tasub kaaluda. Et momendil kohe seda ei ole ilmumas teistes keeltes, et see on mõeldud tööandjatele, kes Eestis tegutsevad ja ütleme nii, et tööandjate seas peaks olema kindlasti eesti keelt oskavad inimesed. Et oleme mõelnud just niimoodi, et juhid ja need, kes selle eesti keele õppe eest peaksid vastutama, saaksid selle juhendmaterjali endale abiks ja toeks. Aitäh, ja aitäh selle pikema kommentaari eest siin vestluse. Ja ennem kui sa küsisid ka vaata, et mis siis teha, et tõesti on mingid formaadid ikka on ainult siis, nii nagu Helena ka kommenteeris, et sul peab ikka sõnu olema, millega sa hakkad rääkima. Nii et ikka keelekursust ka, aga super töö, aitäh. Nii,
meil on jäänud paar minutit, ma näitan võib-olla paar viimast slaidi veel, mis mul oli kavas teiega jagada. Nii, tuletades meelde, et siin on siis see koht, kus on olemas juhendmaterjal. Saadame laiali väikese sellise teemasse sissejuhatava video. Jälgige meie sotsiaalmeediat ja kodulehte, kus siis etendame väikese stseeni päris töökohal. Näidata, et jah, iga töökoht võib olla ka keelekursus või keeleklass. Ja täname siin juures ettevõtteid, organisatsiooni, nagu ütlesime, nii avalikku sektorit kui ka erasektori ettevõtteid, kellega kohtusime või kellega rääkisime. Ja neid tegelikult on siin veelgi, kellelt oleme häid nõuandeid saanud. Et suured tänud Bolt, Enefit Maxima, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Narva Haigla, Narva Pajukool, Narva Eesti Riigi Gümnaasium, Tartu Ülikool, Teater Vanemuine. Ja kohtumiseni, kui te soovite nõuandeid, materjali, olge kena, pöörduge Integratsiooni Sihtasutuse poole või otse minu poole pöörduda. Suur tänu teile täna webinaril osalemise eest.